alustaks tutvustusringi, et meil vaatajaga aru saaks, kes meil siin istuvad, et hakkame siis minu paremad käed peale. Mina olen Jaanus Viirlo, antud hetkel positsioonis veteran, kuid ikka kaitseliitlane edasi ja olin 2008 Afganistanis. Edasi. Mina olen Aleksandr Afanassjev, 14 aastat teenistuskogemust, 3 korda Afganistanis käidud ja praegusel momendil olen kombatredi instruktor. Ja reservväelane. Täpselt nii. Nii, minu vasakkäsi. Ja mina olen Robert Käsper, olen endine kaitseväelane, 10 aastat kaitsekogemust ja tänane reservväelane ja veteran. Aga kas me saame ühtemoodi aru, mis siis veteran on? See tähendab seda, et me oleme käinud kõik välismissioonidel. On nii? Kus sina käisid? Afganistanis 2011. Mis tegid seal? Mina olin jalaväekompanii SK 12 ja olin kompanii meedik. Ehk siis vastutasin selle eest, et kõik võitlejad tuleksid siis võimalikult terved tagasi, midagi kus juhtuma. Ja, et ma pean võib-olla ennast ka tutvustama. Kristo Vallis ja mina käisin missioonil Malis, äkki oli aasta 2015 ja võib-olla kui teie olete pigem lahingkogemusega, siis mina olen pigem väljaõppekogemusega. Käisin kohalik välja õpetamas, mis andis ka kindlasti väga hea arusaama, kuidas täiesti teises kultuuriruumis inimestele õpetati seda, mida me oskame, meile ise teame. Ja sinu missioonidest, kus ja mis sa teinud? Mul on kõik lahingkogemusega missioonid alates 2009, kus olin Jalma abi, siis second in command ja samamoodi ka 2010 Afganistanis Bahidi-Badi ümbruses ja siis 2013 olin juba Veebli rollis rühma vanemana. Ja mida sa, Jaanus, oma missiooni tegid? Mina olin Afganistanis ja ma olin NSC ridades ja minu põhiülesanne oli vastutada selle eest, et kõik kompanii relvad töötaksid. Kui nüüd aega tagasi kerida ja mõelda, et milline olite enne missiooni, milline pärast, et kas see missioon teid nagu kuidagi inimesena ka mõjutanud on või muutud natuke, kas te ise saate aru, kas on midagi mõjutud või muutud või olete täpselt sama inimene nagu enne missiooni? Kindlasti ja kindlasti mõjutus, et ees missiooniperiood seal koha peal just kui alguses nagu saanti aru, et see aklimatiseerumise periood võttis ikka natukene aega, see keskkond oli ikka nii teistsugune ja seal tuli kohaneda päris palju selle olukorraga, sest et see oli kuum, see oli palju segadust, eriti suur segadus oli minu arust siis, kui see kompaniide vahetus toimus ja ega ma nagu väga hästi ei adunudki, et kuhu ma nagu sattunud olen. Aga ühel hetkel siis teatud protsesside läbimisel aru, mis toimub. Ja eks kogu see missioon loomulikult muutis üldse seda perspektiivi, kuidas ma elule vaatasin. Sest et kui sõjas ära käinud oled, siis sa saad aru, kui vahetu see tagasiside lahingukeskkonnas on. Ja eks ega see ei ole ka nagu nõrk tunnistada, et eks ta muutis ka ikkagi psühholoogiliselt mõneks ajaks päris raskeks selle olukorra või nagu eraelu pärast tagasi tulemist. Aga jaa, see on kindlasti andnud väga palju juurde sellele, kes ma täna olen ja kuidas ma üldse vaatan nagu maailma. Kas sa oled täna tugevam kui ennem? Jaa, absoluutselt. Kindlasti. Kuidas, Aleksandr, sul? Jah, hea küsimus. Kindlasti. Ma arvan, kõik siis ei pea isegi missioonidest rääkima, et kõik meie elusündmused mõjutud neid kuidagi. Ja siis meil lihtsalt oli teistsugune keskkond, mis meid mõjutas sel hetkel ja jah, kindlasti iga missioon jättis midagi, mingisugust kogemust ja näitas see, milline inimene mina olen ja kes on need inimesed minu ümber ka. Ja ei pidanud kahetsema, et kõik on väga tublid poisid ja päris head toetu teinud Eesti kaitseväe heaks ja Eesti ühiskonna heaks. Kuidas, Jaanus, sinul? Meil oli niisugune vahva missioon, kus surm saabus ennem, kui me jõudsime siis oma vastutusalasse. Ja eks ta mõjutas meid kõiki seal parasjagu NSC rühmas töötavaid inimesi. Ja mis nagu minu enda jaoks oli nagu väga mõjus oli see, et kui ma enne me võib-olla ei olnudki oma elus aru saanud, et kui palju mängib rolli armastus, andestamine ja usaldus, siis võib-olla kõige rohkem tõi see terve selle missiooni käik, tõi kõik selle 3 sõna nagu minu ellu ja ma rakendan seda tänasel päeval igal hetkel, igal pool. Ja kui ma peaksin nüüd ennast mõtlema ja vaatama, siis
mina võib-olla oskaks öelda seda, et ma sain aru, kui hästi me tegelikult elame. Ehk et ma arvan, et need piirkonnad, kus me kõik käinud oleme, oma elukorralduslikus mõttes on meist ikkagi sajandeid maas. Ma võib-olla Mali mõttes ja võib-olla ütleks 1 sajandiga äkki piirduks, ma Afganistanis võiks ikka sajandeid muutma hakata. Ja nende inimeste igavene elukorraldus, kuidas kohalikud on hakkama saama, mis on nende heaolu tase või selle olematus. Ja siis saad aru, milliste probleemidega me ise tegeleme. Tegelikult meil on ju mingid pseudoprobleemid, ma ei tea, võtame tänase olme, et me siin virisme, et mingi tee on aukus või seda teed laiemaks. No seal heal juhul seal üldse teed olemas on. No absoluutselt on. Ja see probleemide tase, millega me tegeleme, on tegelikult täiesti mõttetud. Ehk et meil on soe tuba, meil on kõht täis, me saame väga palju valida, mida me sööme, mida me teeme. Jookseb vesi. Absoluutselt, et muidugi selle veega oli mul omas hea tunne, et ma mäletan, kui ma aega teenima läksin, siis meil oli 2 sorti vett, oli külma ja väga külma. Malis oli ka meil 2 sorti vett, oli sooja ja väga sooja. Ehk et väga valikuid ei olnud. Lähme uuesti selle missiooni juurde tagasi, et kas te ise nagu tunnetate või aru saame, et aga miks me pidime sinna minema? Miks me kui riik pidime sinna minema? Mis rolli teie riigi ees nagu täitsite seal missioonil olles? Kas sul tekkis nagu aru saama seda või? Eks siis oli ka nagu võib-olla see oli hulk aega tagasi, siis ma olin noorem ja võib-olla ma seda suurt pilti nii väga hästi osanud vaadata, aga ma võtaks täna kokku selle niimoodi, et me kõik, kes veel käinud oleme, ükskõik millisel välisoperatsioonil, siis me andsime panuse sellesse, et meil on täna liitlasväed Eestis ja ega see on see suhete ehitamine, enese tõestamine ja kõik on panuse andnud selleks, et see koostöö ikkagi toimiks sel tasemel, mis toimub peab. Mis riigiga te eelkõige Afganistanis koostööd tegite? Brittidega, jah. Kas teil oli ka brittidega ja Afganistanis olles koostööd? 2009 tegime koostööd USA mariinidega ja siis pärast 2 missiooni oli juba koos brittidega. Aga kuidas teil endal või kuidas sinul oli see arusaam, et mis rolli riigi vaatesse sa täidad või sa ei mõelnud nii suurte piltidena? Kindlasti mitte. Ma ei usu, et keegi meist nii suurelt nagu mõtles sel hetkel, mida me teeme. Aga praegu tagasi vaadates, kuidas sa nagu saad aru oma rollist, miks sa sinna pidid minema või riigi vaatest eelkõige, mitte enda personaalselt? Ma jätaks seda võib-olla nendele, kelle eluvaldkond on see, et arutada nendel teemadel, kuidas see kõik mõjutatud on. Et ma võib-olla ütleks ainult seda, et see, mida me tegime sel hetkel, mida siiamaani poisimehed teevad seal, naised, siis on nende kohustuse täitmine ja vaatavad vasakule paremale, et see inimene nende kõrval ellu jääks ja koju tagasi tuleks. Ja suuremast pildist rääkides, et jah, on teistel inimestel nüüd võimalik opereerida sellega, mis sel hetkel saavutud sai. Poliitikutele mängimisruumi ja kaitseväele parem koostööd ja kokkuvõttes kõik võidavad sellest, mis nemad selle teevad. Vahepeal ei peagi nii suurele pildile mõtlema, et vahepeal pead lihtsalt oma kohustust täitma. Jaanus, kas sina ja suur pilt? Või sa vaatasid pigem oma mätta pealt kõiki asju? No mina ei oska oma mätta otsast ainult vaadata, see ongi nagu see häda. Aga kõige rohkem jäi kõlama üks viimasel päeval, kui meil missioon nii-öelda pandi riivi ja siis tuleb Briti kindral tuleb ette ja ütleb, et tänab eestlasi nende paindlikkuse eest, nendes tingimustes, milles me olime. See paindlikkus tähendas seda, et me elasime praktiliselt välis oma vastutusalal ameeriklaste merejalaväelastega ühes kämbis, tegutsesime koos igal pool ühes kämbis, aga britid ei lubanud meil nendega koos tegutseda. Aga pärast meid tänati sellest, et me oleme paindlikud ja kui me läksime teostama operatsioone, siis kui alguses me ütlesime, et läheme Ameerika jalaväega välja, siis meil keelduti seda tegemast ja järgmine missioon juba läks väga lihtsalt, et peastaabile sai teatatud koordinaadid, kuhu me läheme ja oli kõik kogu lugu. Ameeriklased teadsid samad koordinaadid ja olime koos ja tegimegi missiooni. See brittide mõõde, selles mõttes, et hea, et teil brittide mõtte välja, et mul oli hästi huvitav ja isegi natuke naljakas arusaam, et brittide välismissioonidest, kas ma nüüd mingit artiklit või midagi, ja britid tänasel päeval oma suurimaks välismissiooniks peavad Eestit. Ja nemad on missioonil praegu Eestis. Ma ei tunne, et ma elaksin sõjapiirkonnas, võib-olla Suurbritanniast vaadates see nii on, aga see, et täna britid siin on, võib-olla ongi tänu teile. Ehk et britid täna siin olemas on, ehk et see on see nii-öelda see käsi peseb kätt loogika. Meie aitame neid, nemad aitavad lõpuks meid. Ma ise
jällegi me hakkame mõtlema, mille paganama pärast peaks Eesti olema kuskil Malis, mis riiklikke huve me pidime seal nagu kaitsma, siis ilmselgelt me ju ei käinud sellepärast seal, et meil on nagu mure nagu malikate kui selliste pärast, et pigem käisime toetamas ju prantslasi. Ja mul endal on alati hea vaadata, mäletan, kas tollane kaitsejuhataja Terras äkki tõi selle mõõtme, et kui taheti kopterikandjaid Mistrale müüa Venemaale prantslaste poolt, siis tollase kaitsejuhatajal väga lihtne rääkida ka prantslastega sellest, kuidas meil missioonid käivad Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis. Ja siis by the way, kuidas meil ikkagi äkki need Mistrale ei peaks müüma venelastele. Lõpuks ei müüdudki, läksid hoopis Egiptusele. Ja ka see, et täna on ju ka prantslased Eestis. Ja ka nemad on nii-öelda missioonil ja päris märkimisväärste üksustega. Ja see on see koostöökoht. Ja mul on nagu hea meel, kui ma täna näen nii prantslasi Eestis, siis ma olen oma panuse pannud selleks, et nad siin oleksid. Ma arvan, ka teil võiks olla samamoodi uhkuse tunne, kui te Britte näete siin, et tänu teile need Britid võib-olla täna siin on. Aga missiooni minekust, kui me rääkisime, et prooviks nüüd vaadata seda nagu rohujuure tasandit, et miks sa läksid missioonile? Sest ma uskusin põhimõtteliselt seda, et iga kaitseväelane peaks käima ära sõjakoldes, et saada see kogemus. Et kui meil endal peaks midagi sellist juhtuma, siis sa oskad selles situatsioonis käituda. Ja ma päriselt ka uskusin seda ja tänapäeval usun seda, et iga kaitseväelase, kellel on võimalus, siis tuleks käia sõjapiirkonnas, et seda kogemust saada. Sest kuna meil ikkagi reservvägi ja enamus meie kaitseväelastest on instruktorid, kes siis õpetavad uusi inimesi välja. Raamatutarkust on väga tore õpetada, aga see, kui sa lisad sinna oma kogemuse, siis saab sellise kompleksse treeniga tegelikult edasi anda. Kuidas Jaanus, sina, miks sa läksid? Tegelikult oli mul mingi tung sinna minna. Sinna Afganistani soov oli mul juba siis, kui ma teenisin Nõukogude armees, juba siis mind ei lastud. Eesti armees ma kandideerisin Afganistani 4 korral, 5. korral läksin. Et see oli nagu mingi asi, kuhu ma pidin minema, mida ma pidin tegema. Kuid siinsamas ma toon selle sama mõõte välja, mida sina puudutasid, et iga sõjaväelane peab olema käinud missioonil. Ta peab olema kokku puutunud surma ja eluga ja kõige sellega, et üldse aru saada, mis asi see sõda on. Ja kui me käisime siin koolitustel Rootsis riigis, kus pole kaua aega üheski sõjas kuskil käinud. Ja nad õpetavad meile, nii nagu sa ütlesid, by the book. Ja kui me teeme tankitõrje harjutusi Carl Gustavist nende oma relvast ja me suudame teha seda kiiremini, operatiivsemalt ja nii edasi, leidlikumalt kui nemad meile seda õpetavad, siis on nagu naljakas, eks. Riik, kes on olnud ju oma arengus meist tükk maad ees, aga tema sõjaline kompleks on tegelikult maha jäänud. Nad ei oska enam niimoodi mõtelda, aru saada, mida peab tegema, kus. Ja see on see vajadus, mis on vaja Eesti armeele. Igal sõduril on see vajadus näha, tunnetada seda momenti, kui kuul käib üle su pea see plaks. Kas see tekitab sus mingi reaktsiooni või ei tekita sus mingit reaktsiooni? Kui sõber su kõrval maha kukub, mis reaktsiooni see sinust tekitab? See on tegelikult väga sügav ja seda peab oskama. Ma ütlen ka ühte teist asja veel, et iga sõdur, kes astub sellesse ametisse, peab olema teinud enda jaoks selgeks surma tähenduse. Ta peab olema vaba sellest, et ta kardab surma. Kui ta seda ei ole endaga teinud, siis ta ei ole valmis kuhugi minema. Ta ei ole valmis ka kodu ees surema. Ta ei ole valmis pere ees surema. See on kõigi A ja O sõjaväelase jaoks. Aleksander, sinu motivatsioon, miks sa läksid? Väga tõsiseks meil see teema läks. Mina läks sellepärast, et ma vaatasin neid ägedat videot YouTube'is ja mõtlesin päris äge keskkond, kuhu minna. Ja kasvades Ameerika filmide pealt mõtlesin, et ma täpselt sinna peangi sattuma, et siis saab päriselt mingid huvitavad asjad ja mitte ette kujutades, mis see päriselt nagu on. Ja siis, kui esimesele missioonile läksin ja esimese kontakti sattusin ja olin lihtsalt pikali maas ja sekundite väel seal üritasin nagu mõelda, mis ma nüüd tegema pean, siis ma hakkasin vaikselt aru saama tegelikult, kuhu ma sattunud olen. Ja nüüd, kui tuua paralleele nagu teie mõtetega siin, siis ma ütlekski niimoodi, et ma võin korvpalli koduhoovis seal korvpalli mängida küll ja kolmeseid viskaid nagu tegema, aga nii palju, kui ma tahan. Ja arvata, et ma oskan päris hästi nagu mängida. Aga kui lähen päris NBA mängijatega mängima, siis ma saan aru, kui hea ma tegelikult olen. Et see on see, millest me ise kogu aeg räägime kursustel. Seega täpselt nii ongi, et me võime harjutada, me võime siin treenida, me võime arvata, mõelda, et see taktika töötab.
aga saame sellest päriselt aru siis, kui päriselt asjad hakkavad juhtuma. Ja siin aasta vist tagasi, eelmise aasta lõpus kindral Heremäega suheldes täpselt seda rääkisimegi, et me ei tea veel, mida me peame veel parandama hakkama, mida me veel peame tegema hakkama, kui juhuslikult me peaksime ise sellises olukorras olema nagu Ukraina täna. Me võime jällegi täna arvata, et meil missiooni kogemus on see, mis on teinud meil väga tugevaks, kindlasti on teinud ka, et päris palju on asju muutunud, meditsiin on paremaks läinud, taktika on paremaks läinud, relvastus paremaks läinud ja meie planeerimine on paremaks läinud, päris palju asju on läinud paremaks. Aga siis, kui ma ise jälle konflikti satun mingi hetk, siis life will make you humble, nagu me ütleme, ja siis peab uuesti hakkama mingeid asju nagu teistmoodi tegema ja veel juurde õppima. Seega mina ütleks, et see ongi niisugune pidev areng. Tuleb pidevalt aega kaasa käima ja mõtlema mõned sammud ettepoole. Aga tules tagasi küsimuse juurde, miks mina läksin. Kõik minu 3 missioonid olid sellepärast, et need mehed, kes seal on, need, kellega tahtsin nagu minna, sest päriselt hea meeskonnaga minna niisuguse keskkonda, kui sind proovile pannakse ja vaadata, millised mehed sul kõrval on, siis ma arvan, see on see, mis kõige rohkem on nüüd mõjutanud kogu aeg. Ja püüaks nüüd ennast peegeldada võib-olla, mida on võib-olla ka keeruline teha, aga võib-olla Robertiga samastumise tunne, et ma isegi tooks üks mõõta, ma teeks nagu lõpuks alaväärsuskompleks, et ma ei tundnudki ennast lõpuks nagu sõjaväelasena, et ma Taavi-Rott istud kogu aeg oma kabinetis, kuskil väljas käinud ei ole ja siis mõtled, et see, et ma nüüd vormi kannan, teeb minust nagu sõjaväelase. No tegelikult ju ei tee. Tegelikult peaks sõjaväelase tegema minust oskus ja teadmised. Ja kui me toome neid nagu näiteid, et ma ei tea, kas keegi meist julgiks minna kirurgi juurde, kes teeb oma elu esimest operatsiooni enne seda, et kuskil teinud mingite mulaaside ja muud asjade peal. Ja sa oled siis esimene, kelle peal hakatakse operatsiooni tegema. Väga ei tahaks minna. Ja samamoodi, kas me tahaksime, et meie riiki kaitseksid inimesed, kes on kogu aeg ainult kuiva teinud. See, mis me täna kaitses ajateenistust, me teeme kuiva trenni kogu aeg. Me ei tee reaalset sõda. Et kõik on imitatsioon ja nii edasi, me lihtsalt nagu mängime. Ja selleks, et seda mängulisust tuua nagu päris ellu, siis võib-olla me peaksime seda päris elu käima ja nuusutama. Et seda mõõdet kindlasti juurde tuua. Kui te mõtleksite, kui te saadaksite iseendale, noorel iseendale mingid õpetussõnused anda, kirjida aega tagasi. Ehk et mis te ütleksite endale, kes on 20 aastat, 30 aastat võib-olla noorem või nii-öelda, või kes on alles nii-öelda oma kaitseväe teekonna alguses. Et mis sa iseendale, noorele endale ütleksid? Ma ütleks, et hoia ennast tagasi ja võtta kõike, mida sulle pakutakse. Sest et noore mehena on ikka nagu keeruline teatud situatsioonides. Võib ise ajateenistuse tagasi minna, et kui sinna keskkonda pandi, siis kõlas veidikene utoopilisem, mis mõttes, et meil pannakse kuskile väeosasse kinni ja nüüd ma pean seal olema. Nii kaua, kui keegi ütleb mulle, et ma siit välja saan. Ja siis loomulikult see natukene pärsib ka seda, et kui palju asju vastu võtta. Kui ma arvan, lõppkokkuvõttes ma võtsin ikkagi võimalikult palju sealt, aga ikkagi mingid teatud situatsioonid on, kus tegelikult võiksin sammu tagasi teha, natuke rahulikumalt seda suuremat pilti vaadata ja edasi teenida. Ja nagu öeldakse, lihasesse suruda asju. Et võtta kõike vastu, mida sulle inimesed, kellel on kogemus ja teadmised õpetavad. Ma arvan, et on üks asi kindlasti, mida ma endale ütleksin. Ja võib-olla ka see, et natukene rahulikumalt võtta situatsiooni. Sest et kui see süütenöör on lühike, siis teatud situatsioonides on see süütenöör veel lühem. Ja et ennast nagu tegelikult see on sama asi, et tagasi hoida ennast mingi teatud olukordades. Selle ajateenistuse mõõtme sisse toomine on hästi huvitav. Ehk et minu see sõna ajateenimine on juba oma ajas, ta tegelikult pärand sõna. Seda sõna ei tohiks nagu minust üldse nagu kasutada. Ma ei tea, mis see parem sõna oleks. Heas mõttes võiks võtta seda kui riigikaitses kutseharidust. Ehk et ta on haridus, mis peaks igal ühel olema. See on nagu enam-vähem nagu autokoolis me käime läbi selle esmabikursuse. Et meil on vaja seda esmabikursust teha. Ja seda me ju käime sellepärast läbi, et loodetavasti meil kunagi seda oskust vaja ei lähe. Ja riigikaitseline haridus peab täpselt samas olema. Kõigil peaks oskus olema
aga me loodame, et seda aja ei lähe. Ehk et see sunnimeetod, et mind pannakse kinni ja nii edasi. Ma saan aru, kus ma mul oli täpselt sama, ma 2 aastat hoidsin ajateenistust kõrval, onju. Aga täna ma vaatan seda, noh, kui ma ise vaatan, ma noorel iseendale, siis kui loll 2 aastat kaotasin oma elust, sellepärast et ei julgenud palju asju teha, sellepärast et mingi asi on kuklas hingamas, et äkki võib ikka minema, onju. Ma natuke vist isegi lisaksin sellele heale mõttele, et see on nagu põhimõtteliselt nagu kutseharidus ja seda mina arvan, et iga meesterahvas vähemasti ja muidugi naisterahvad absoluutselt peaks käima ajateenistuses, sest see õpetab palju. See õpetab eelkõige sinu enda kohta väga palju ja distsiplineerib sind. Ja need inimesed ja need mehed, keda ma täna näen, kes on enda ajateenistuses, siis nad on teistsuguse vaatega ellu. Nad on distsiplineeritumad ja nad saavad natuke rohkem asjadest aru. Mul on isegi hea meel, et sa selle naised ka välja tõid, et minu arust peaksid kõik 100% tegema. Igaühel on oma roll. Ehk et see ei tähenda seda, et sa pead relvaga käima, aga sul peab olema oskused kriisis, mis iganes see kriis ka ei ole, sõjaline, tsiviilkriis, et sa pead suutma hakkama saama. Ehk et stressiolukorrad ja nii edasi. Ehk et seda peaks olema. Nagu mulle meeldib öelda, aga siis naiseks olemine mingi patoloogia ei ole ja naised võivad täpselt samu asju teha, mida mehed teevad ja absoluutselt peaksidki tegema. Kui me tänast sõjapidamist vaatame, siis kui nagu palju on seda, et sul on vaja füüsiliselt rasket tööd teha. Ehk et täna on juba sõdureid, kes istuvadki enam-vähem ainult arvuti taga kuskil konteineris ja nende sõjapidamine piirnebki seal tegutsemisega, pluss enesekaitse. Aga see ei tähenda seda, et me kõik peaksime istuma kaevikus kuskil liini peal. Siis minu lainpaariline näiteks Afganistanis oli naisterahvas, Anni. Ja suurepärane sõdur lihtsalt, suurepärane kaitseväelane ja mul väga hea meel, et me saime koos seal teenida. Absoluutselt. Sina väikse Jaanust vaataksid praegu, mis sa räägiksid talle? Väikest Jaanust ei tahaks nagu vaadata, aga hakkaks nagu sellest väikest, võib-olla hakkame sellest väikese Jaanuse sellest otsast pihta, et juba koolis ma tunnetasin ühte niisugust huvitavat momenti, et tegelikult, et elus hakkama saada, pead sa oskama iseenda eest seista ja pead olema valmis nõrgemaid kaitsma. See oli esimene asi, mis viis mind boksitrenni. Nii et tegelikult hakkas juba sealt pihta. Ja minul ei olnud mingit hirmu minna Vene sõjaväkke. Et mul pigem oli nagu probleem, et mind ei võetud sinna. Aga noh, need olid siin oma tagamaad siin Eesti Vabariigi aegsed tagamaad, kus nõuti raha ja värke ja särke ja ma läksin sõjaväkke siis, kui mina saatsin kõik oma klassivennad sõjaväkke ja pärast saatsid klassivennad mind sõjaväkke. Ja täpselt niisugune see käis. Aga Vene sõjaväes ma ei tundnud, et see on mu kodu, et see on koht, kus ma tahan olla, kuigi mul oli kutsumus selle jaoks. Ja Vene sõjaväest ma tahtsin minna sõjakooli. Ja jälle täpselt see, et ma tundsin, et midagi nagu mind pärsib, ma ei saa nagu sellesse minna. Et tänapäeva mõttes, kui ma võtan Eesti Vabariik ja ma selle kogemuse tõstaksin, siis ma ütleks kohe, et pärast kooli ma oleks pidanud minema sõjakooli. Esimene asi, mida ma oleks pidanud tegema. Ja lõpuks ma ikkagi jõudsin sellesse sõjaväkke, eks, et no tegin, mis ma tegin seal vahepeal, turvateenistused, ihukaitsjad, kõik värgid, ikka ma jõudsin sinna sõjaväkke. No tee, mida sa tahad, sinna, kuhu sind kutsub, sinna sa lähed. Aga küsimus nagu selles, et ära tunda see kutsumus, see on nagu kõige raskem moment. Üks ma saan isegi nagu aru, et või me utreeri natuke, et sa nagu raiskasid iseenda aega oma turvameesteks olemistega, et võib-olla oleks pidanud kõik asju varem tegema ja kiiremini tegema. Ma ei ütleks, et ma raiskasin aega. See oli kogemus. Kogemus, mida mul oli vaja tegelikult sõjaväes. Kogemus, mis mulle tuli palju kasuks seal. Aga iseenesest jah, see aja hulk, see mingi 15-20 aastat, peaaegu 15 aastat, mis läks selleks, mis ma kulutasin kõige muu asja peale. Aga siis tuli Eesti Vabariik. Ja siis vajad muutusin. Ja Eesti Vabariigi ajast kohe ma astusin Kaitseliitu. Ja hakkaski see asi pihta. Kohe hakkas sealt pihta. Aga ma ütlengi, see on nagu see tunnetus. Ja mis sa räägid naiste rahvastest? Minu mõttes nagu väike probleem on selles, et me ühiskonnas võib-olla ongi. Me räägime soorollidest, aga seal samas, kui sa oled mees ja naine kõrvuti sõjaväes, te mõlemad ületate iseennast ja te tunnetate teineteise vajadusi, tingimusi, mõttemallist hakkate aru saama. Minu arvates tooks see ühiskonnale kasu. See oleks midagi muud. Praegalt me läheme koju ikka, mida naine pese nõuda, eks. Naine tee süüa. Kuigi ma teen ise täpselt sama hästi ja nõusid tegelikult armastan mina kodus palju rohkem pesta kui naine. Et see on nagu see, et mul võib-olla ei ole seda väga niisugust välja kujunenud malli naine-mees,
aga ma näen seda igal sammul, igal pool. Tegelikult võiks üldse mõelda selle, miks me üldse räägime sellest kogu aeg. See nagu vastandamine ja nii edasi. Miks me peame rääkima sellest naised kaitseväes? Täiesti normaalne orgaanid on osa sellest kõigist. Minu arvates ka. Minu meelest me võiks vaadata niimoodi, et meil on olemas mingid rollid või funktsioonid, mida võiks täita, mida on vaja täita. Need on mingid augukesed erinevate kujudega, kes on pikema ja nii edasi. Ja see on olemas inimesed, kes neid rolle võiksid täita. Ja ühiskonna ülesanne võikski olla, kuidas sobitada need augud ja pulgad. Meie kui siis inimesed kui need pulgakesed, mis sobib kõige parem kuskil auku. Ilmselgelt on võimalik kandilist pulka ümmargus auku panna. Läheb võib-olla valus, pekstes, tagudes, ta läheb sinna lõpuks sisse. Aga me peaksime vaatama ka riigikaitse mõttes, et kuhu mingi inimene soost olenemata kõige paremini sobiks. Ja see on see väljakutse kohta. Ja ma arvan, et nii mõneski positsioonis on naised efektiivsemad kui mehed. No aga päriselt on ka. Ja isegi võtame ka juhtimisfunktsiooni, et siis on naistel tihtipeale seda empaatiat võib-olla rohkem kui meestel. Aga jällegi me olemegi oma ühiskonna korralduse mõttes juba sinna kinni jäänud. Aga ma küsiksin üle, kas oleksid valmis alluma naisterahva Ma olen seda teinud, mul on rühma ülem olnud naisterahvas ja nii edasi. Kas sul midagi hullemaks läinud? Aga kas sa tundsid, et su macho tunne on läinud madalamaks, kuna naine andis sulle korraldusi? Ma isegi ei osanud kunagi mõelda selle peale, et ta on nagu naisterahvas. See mõttes, et vaata ta auastet, ma saan aru, tema selline kogemus, tema selline haridus. See, mis seal auastme taga on, see ei mängi nagu rolli selles mõttes. Ta on ohvitser. Nii on, seal ei ole mõtet nagu piiri tõmbama hakata. Mina ei ole küll kunagi seda niimoodi vaadanud. Aga lähme väikse Aleksandri juurde nüüd. Mida sa täna talle nagu siis räägiksid või? Ma esialgu jätakaks teie teemat natuke see, et naistest rääkides kaitseväes. Mul olid küll omad paradigmid väga tugevad selle koha pealt, et kas naised peavad või ei pea. Aga aja möödudes täpselt samamoodi ise sain aru, et tegelikkuses võikski olla see, et see koht või see, pigem isegi naistele ütleks nagu siukse, et mõelge enda jaoks läbi, et mida tahate, mida saaksite teha. Siis tegelikult neid kohti on päris palju. Ja siis tuleb aru saada, et mis neid tingimused on, mida on vaja täita. Et kui ma tahan missioonile minna lahinguüksusega ja olla seal patrullide meestega koos, siis ma pean natuke rohkem trenni tegema, sest lahinguolukorras ma pean vahepeal mehi ka vedama haavatud vasakule ja paremale. Siis tuleb natuke rohkem rõhku ka treeningutele panna ja siukestele teemadele. Ja kui ma mõtlen selle peale, kübervaldkonna võttes, et see on see minu valdkond, siis on natuke see teistsugused tekibused ja ma pean teistele asjadele rohkem nagu mõelda, kui pole haridus ja mingid süsteemide. Aga ma arvan, kui meestel täpselt samamoodi. Ma arvan, et võib ridamisi näha poisse, kes ei jaksa kanderaami otsast kinni hoida. Ja täpselt. Et seal see sugu ei mängi. Ja täpselt, et ongi need arutelud tulidki ette, mäletan sõjaväest oli päris palju debaatiga, et see oli siukest teema käsitlus selle koha pealt. Ja sõjaväe lõpus ma ise mõtlesin ka täpselt samamoodi, et seal vahet tegelikult suuresti ei ole. Me peame lihtsalt tingimusi mingisugused täitma, mis on ühel või teisel positsioonil vajalik. Mina ei lähe mingi küberüksuse juurde ja ütle, et ma nüüd hakkan siin tööd tegema, sest ma ei tea sellest väga palju midagi. Aga ma tean teistest teemadest midagi. Ja siis tuleb lihtsalt vaadata, mis teekonda neil võtta. Igaüks leiab oma rolli. Ja täpselt. Ja sa ise ütlesid väga hästi ka, et igaüks saabki enda rolli leida siin riigikaitses. Ja siis mõelda ainult selle peale, et kaitsevägi peaks, et eraldame neil mingi protsendi SKP-st ja nemad peavad siis hakkama saama. Et võib-olla natuke see siukse kitsavaadega nagu mõte, et pigem ongi vaja mõelda selle peale, et see on minu maa, minu riik on ja et vähemalt midagi ma pean oma keskkonnas nagu tegema. Ja kui me nüüd täna teeme siin päris palju koostööd nagu erinevate organisatsiooni ja ettevõtetega, siis ma ütleks niimoodi, et päris paljudele see arusaam on ikka väga hästi nagu olemas. Päris enamus saab aru, et riiki tuleb hoida ja panustada sinna. Ma tahaks sellise mõtet täiendada, et see on see hea nagu printsiip, et see ei ole nagu kaitsevägi, et kaitsevägi peaks seda tegema, ühiskond kui tervikuna. Ja miks meil ei võiks olla, täna on gümnaasium 12 klassi, miks meil võiks gümnaasium 13 klassi olla? Ja 13 klass ongi see riigikaitse. Ja igale ühele, kes gümnaasiumiharidust tahab saada, tuleb leida ka see rakendus riigikaitses. On see kas läbi ajateenistuse, on see teenistus kuskil vabatahtliku päästjana, abipolitseinikuna, see ei mängi rolli. Oskusteave on oluline ja siis meil tekibki igasse valdkonda mingi reserv.
mina ütleks niimoodi, et noh, see on niisugune tehniline lahendus, et kuidas seda nagu vaja. Mina ütlen nii, et kui mingisugused tublid inimesed, mitte sellised nagu mina omal ajal olin koolis õppides, kes on juba siin noorteorganisatsioonides juba liituvad ja neil on juba kogemust, oletame seal mingi 5, 6, 7 aastat niisugust noorteorganisatsioonides hakkama saamisega, neil sõjaväelist seda teadmist on nii palju, ma arvan, rohkem kui nii mõnelgi ajateenijal juba selleks hetkeks, et minugi pärast, kui ta pärast otsustab, et ta tahab ülikooli teekonda võtta ja jätkab oma organisatsioonis tööd ja paralleelselt õpib ja täiendab oma teadmisi, et panustada kuidagi omal moel nii-öelda siia erikaitse. Minu jaoks on see täiesti okei, nagu, et ei peagi nagu eraldi selle jaoks minema just ajateenistuse, nagu, et kui ta on juba selle jaoks midagi nagu teinud, et siin lahendusi, ma arvan, on päris palju nagu mitmeid erinevaid. Ma saan aru, et sa üritad ikkagi ära nihverdada sellest küsimustest, mida sa väikse Aleksandrile soovitaksid, aga et võib-olla ikkagi üritan seda sulle meelde tuletada, et me ootame ka. No sõltub, kui väiksele Aleksandrile, et siis kui ma 75 kilo kalusin, ütleme sellele kutjale, kes ajateenistuse läks, siis ma ütleks nii, et päris head tööd teed endaga terve selle järgneva elu jooksul. Praegust olen 38, et tubli oled oma elus. Ainuke koht võib-olla, mis ei ole nagu professionaalse põlluga seotud, et personaalses elus, et proovi rahulikumalt võtta, et võib asju teistmoodi ka teha. Aga professionaalne põld ja see, kuidas ma olen iseendaga nagu vaeva näinud, ma arvan, et on päris hästi nagu läinud, et vene keskkonnast eesti keelt mitte valdava inimesena jõuda ajateenistusse niisugusest väiksest linnast, kus ei olnud väga palju teha ja jõuda sinna, kus täna olen, ma arvan, et see on oma korda ettevõtmine. Kas sa said eesti keele selgeks juba ajateenistuse? Ajateenistusel, ütleme niimoodi, tuli kõige suurem kogemus. Aga palju, ma ei tea, kuidas võttis need omaks või kuidas sul see nagu see protsess, mul ennast on alati huvitav, ma olen ka olnud nii Soome keskkonnas kui ka ingliskeelse keskkonnas, ma tean, mida ma ise tundsin, kui ma seal soomlastega või brittidega kuskil koos olin, et pool aastat järjest koos, aga ma ei tea, kuidas sul oli, et kuidas sul see nii-öelda sisseelamine sinu jaoks teise keelekeskkonda kõike nagu toimis, et kui raske või kerge see oli? Küsimusele ei vastata, on ju, aga kuidas sina said venekeelse kuttidega hakkama? Ma ei ole siiamaani nüüd hakkama saanud ja mul on ka vene keelega siiamaani veel väljakutseid. Nüüd andsid vastuse. Sealt hakkaski minu teekond, et tulla keskkonda, kus igaüks üritab sind rünnata ja torkida ja sulle midagi öelda, milline sina oled päriselt. Ja selles keskkonnas rahulikuks jääda ja oma eesmärgile nii-öelda truuks. Ma arvan, et see on omakorda niisugune ettevõtmine ja ma olen sellest rääkinud, et eriti veel siis, kui sind pannakse juhi rolli, kus on siin 2 keelt valdavad inimesi, nii eesti kui vene keelt, see on topeltkormus. Et mõeldakse, et see on lihtne, nagu et paneme, ta valdab keelt ja tal on lihtne. Aga tegelikult ei, sul on 2 keelseid, anname teile ühte Aafrikast pärit, ühte UK-st, ühte Soomest ja ühte sealt inimest ja nüüd sa pead nendega koostööd tegema hakata. Kui lihtne see on? Nagu ei ole väga lihtne erinevates keeltes ja proovida seda kõike nagu jooksma saada. Seega ma arvan, et mulle just see aitas selles mõttes, et see pani veel rohkem oma juhtimiskogemusi nagu proovile, et kuidas saab, kuidas peab, kuidas võiks. Kindlasti vigu on päris palju tehtud ka. Ja pärast ka skaudiga liituda, see oli täpselt samamoodi, võtame arves, et skaudiga liitud veel eriti siuksed patriootlikud inimesed, siis seal oli veel omakorda sama nagu tugevast vahet ei ole, et sa oled ajateenistuses käinud, nüüd proovi veel kord tõestada, et sa ikkagi nagu siin sul riik meeldib ja nii edasi. Kas ma saan aru, et sul võib-olla oli ka enda tõestamine raskem, kui võib-olla kui sa oleksid olnud eestlane või siis, et meil on ka mingisugused eelarvamused juba lihtsalt puhtalt nagu nime või rahvuse järgi? Täpselt. Kindlasti on. No selles mõttes ärme hakkame seda eirama, nagu see on. See on lihtsalt praegust veres, see on nii värskelt nagu, et kui see on mingi võib-olla 300 aastat hiljem, kui me oleme siin keskkonnas nagu juba mitut põlvkonda nagu elanud ja on aru saanud, kuidas me siin hakkama saame, siis on nagu lihtsam võib-olla. Kuna see mälu on nagu nii värske sellest, mis on nagu toimunud siin. See ajalooline mälu on hästi huvitav efekt, et umbes 100 aastat tagasi
enamus eestlasi vihkasid sakslasi. jaa, ma tean sellest. ja täna on sakslased meie suurimad sõbrad. kuidas on see nii-öelda 100 aastaga põhimõtteliselt nagu täiesti kannapööre toimunud, on ju? Aga mul on selles valdkonnas nagu natukese nagu lihtsam, ma olen sorry, et ma sinu vahele segan, et mida mina tegin, ma sain aru, et mida ma pean ainult tegema, on see, et ma pean harima ennast niimoodi, et ma saan aru rohkem kui ükskõik mis teine eestlane. Ja ma lugesin nii palju raamatuid, erinevaid ajalooõpikuid ja kaasa arvatud Eesti igasuguseid raamatuid, mis aastal, mis kus toimus ja mis sündmused olid, mis oli tingitud samamoodi, mis sina räägid praegust, on ju, et ka sakslaste vastu oli niisugune ebameeldiv suhtumine. Ma olen nende pensionäridega suhelnud päriselt nagu, kes olid veel nagu alles, kes rääkisid ka sellest, kui huvitav see nagu oli nagu näha seda muutust nagu tulemas. Ja igas vestluses lihtsalt, mis mul ette tuli, kus mul üritati nagu midagi öelda nagu selle koha pealt, siis mul oli nii palju opereerida lihtsalt tuginedes erinevatele allikatele, et see vestlus lõppes lihtsalt ära selle koha pealt. Mul on hea meel, et sa siin oled selles mõttes, et sa ei ole nagu loobunud ehk et süsteemi vastu võitmast või ühiskonna sihukese vastu võitmast, et sa oled ikkagi läbi paksu vedela ennast võidelnud sinna, kus sa täna oled. Ma peaks nüüd iseendale võib-olla mingid õpetussõnasid jagama, siis ma võib-olla võtaks seda, et selle olla julgem uutele väljakutsetele, et asju võttagi, mida varem, seda parem. Ehk et ma olin ka ma vist üle 40 komisjonile läksin, et tegelikult võiks varem käia. Ehk et ma oleksin saanud seda sealt saadud kogemust rakendada tunduvalt rohkem, kui ma seda võib-olla täna saan teha. Ja mida nooremana seal käia, seda rohkem me mõjutame ka iseennast oma olemuse mõttes. Et see on võib-olla natukene kaotatud aega, et ütleme seda kogemust ma ei saa võib-olla nii palju kasutada või rakendada, kui oleks saanud seda teha nooremana käies. Aga ma ei tea, midagi põnevat, ilusat, lahedat ja naljakat ka, et ma ei tea, sul midagi missioonilt, midagi naljakat, põnevat, Naljakas võib-olla oli see, et kui ma meenutan oma esimest päris kineetilist kontakti vaenlasega, siis võiks ju arvata, et see on mingi väga-väga hirmus situatsioon, kus kõik hangub ja viskad sinna kuskile varju ennast ja siis mõtlen, mis nüüd saab. Siis ma ütlen ausalt, et see oli, mäletan, oli selle puuvillapõld oli mu kõrval, just juba oli avanenud, see valge põld oli, siis me kontaktisime, esimene kontaktisime suvel ja siis ma korraks varjusin ja mul oli hea meel, et lõpuks ometi ma olen kontaktis. Pärast mõtlesin selle peale, et huvitav väga nagu loll emotsioon selles mõttes selles kohas oli. Aga mul oli hea meel, mis ma sain ja mitte sellepärast hea meel, et lõpuks ometi kedagi siin tulistama hakata, vaid sellepärast, et siis ma sain aru esimest korda päriselt, mis asi see on, mis pihta nagu tulistab, ei pihta, vaid siis suunas tulistab. Et päris kummaline. Ja jah, ma mõtlen, et tahaks peale. Mul on hea meel näha, et on üks veteran veel juurde, et Rene, tule ka, istu meie sekka, räägime sinuga ka natukene juttu, et tule istu meile siia. Et rõõm, et ei ole niimoodi, et ei midagi teha ja inimesed peab ka tööd tegema. Räägi, kuidas sinu, mis missioonid sa käinud oled ja mida sa kogenud oled oma sõduri teekondades? Minu missioonid on olnud üldse siuksed kummalised, et mul oli laevakaitsemissioon, mis oli ühekordne. LKM6 oli siis eraldi tellitud sakslaste poolt abinõue, et tulge aidake, meil oleks vaja turvameeskonda Vahemerele ja siis selline operatsioon nagu Operation Atlantic Endeavor. Ja olingi siis laevakaitsemeeskond siis kohalikule Saksa informatsiooniohvitseridele, kes käisid siis kalalaevade peal rääkimas ja suhteid loomas kohalikega. Ja sisuliselt olingi turvamees lihtsalt. Kus piirkonnast? Kus see kõik toimus? See oli Vahemere piirkond, oli see operatsiooni piirkond, et see muidugi, kus me käisime, ei olnud ainult Vahemeri, et me alustasime sealt Türgist ja olime terve selle Vahemere ääre, seal ookeani kuni seal Hispaania, Iirimaa, Šotimaa, sealt välja, et päris siuke huvitav nagu 14 riiki sai läbi käia. Kas kalast sai täis? Kusjuures iga kord, kui iga päev oli neljapäev, on ju. Iga kord, kui me käisime lava peal, siis anti meile kohalike poolt niimoodi suure kotide ja igasuguseid erinevaid kalasid. Vaatasid ka, et issand jumal, mis asi see on. Mingi mõõkkalad, igasugused ärvilised kalad. Tõrne parem neid sugulised asju. Kas see oli su ainuke missioon või sa veel käinud kuskil? Rahuvalve olen olnud. Kus kandis see?
Liibanon. Siis kui soomlased vist ilmselt küsisid abi, olime Finn-Irish Pati osa üks rühm siis ja Liibanonis rahuvalvamees jah. See oli siis põhiline minu õppetunnid, et see oli 7 kuud kestev minu jaoks. Aga mida need missioonid, kui sa nüüd sind inimesena ja siin enne me arutasime, et kuidas see missioon on inimesena ennast mõjutanud või kuidas sa ise oled muutunud tänu nendele missioonidele või mida ta on sinu jaoks juurde andnud või ära võtnud? Juurde andnud seda, et minu teine missioon olin ma esimest korda siis jaoülem ja vastutav reaalselt siis mingi inimgrupi eest. Ja seal ma kohe missiooni alguses sain päris hea õppetunni, kuidas siis mitte inimesi juhtida ja rikkusin suhted ära oma enda meeskonnaga ja see oli päris valus. Et ma pärast hakkasin seda ehitama kogu selle missiooni aja oli mul nagu põnev selles mõttes, et ma pidin selle suhet tagasi ehitama, et karistasin neid kogemata millegi eest, mis oli minu enda viga täielikult. Et suhtlus viga ja no see on mingi suur karistus, aga ikkagi inimestel oli pettumus ja proovisime ka istuda eraldi see nelja seina reeglina rääkida pärast sellest, aga ma ei tea, sealt ma ei teeninud enam seda austust kuidagi tagasi meestelt nagu. Aga ma arvan, see kogemus, mis sa sellega kaasa võtsid, siis jällegi loodame, et seda ei peaks rakendama Eestis, kui sa peaksid reaalselt minema üksusega sõtta. See on see, mida sa saad juba nüüd siis ju ennast paremini teha. Et saaks juurde teha. See jäi väga hästi meelde. Ühesõnaga, see oli väga huvitav. Kogu aeg oled keegi enam väga palju ei ütle sulle, mida sa teed. Sulle antakse lihtsalt kogu aeg ülesanne. Nii, see on teie ülesanne, see nädal tehke. Koostad, planeerid, raporteerid. Et päris suur, selles mõttes minu jaoks oli see väga huvitav. Kogu 7 kuud oli minu jaoks, kui ülema jaoks on töö kogu aeg. Aga tulles nüüd meil on kõik erinevad missioonid taustad, meil on see Afganistani taustaga, sul on see laevakaitsemeeskonna teema, mis on täiesti niisugune erinev võrreldes võib-olla teistega ja ka see Liibanoni osa, mis on ju tegelikult väga ajaloo sügavustes. Aga mis nendest missioonidest on kasu olnud nagu Eesti riigile või? Kas oskad seda defineerida? Ma arvan, et kui sa sinna läksid, ega seal väga võib-olla ei mõelnud, sa ei pead olla Eesti riigile mingit teenet tegema, aga kui sa nüüd tagasi vaatad, et kas sellest on kasu ka midagi olnud, et sa käisid seal Eesti riigi jaoks? No kindlasti. Kujuta ise, et mõtled, sul on mure, oled riigi pea, oled mure ja mõtled, kuidas me seda lahendame. Et helistad väiksesse Eesti riiki, ma isegi ei tea, mis põhjusel. Ja sa saad selle meeskonna, nagu sõjaväeliselt palju õpetatud meeskonna, sa tõmbad käima mingi asja. Et kindlasti oli see ülihea suht ehitamise koht, eriti riikide vahel. Et meil oligi, sest me valmistusime minema nagu Aafrikasse ja kalalaeva peale nagu elama sisuliselt. Me õppisime prantsuse keelt, me olime täielikult valmistanud selleks. Ja ennem seda, kui me minema hakkasime, öeldi, et te lähete Saksamaale. Ja me isegi õppisime teist keelt, hakkasime õppima peale, et see oli täitsa jaba. Aga minu meelest see võib-olla näitab selle Eesti riigi väikest fenomen, et me oleme nagu kiire reageerimisega paindlikud. Ehk et ma arvan, et kui mingi oleks ameeriklastega rääkima hakanud, kuulge, te lähete nüüd missioonile Eestisse, siis me ütleme poole pealt ümber, ei, te lähete ikkagi hoopis kuskile mujale, et siis see ei tuleks kõne alla. Aga meie puhul ma arvan, see ongi see võlu, miks võib-olla, kui sa nagu küsisid, miks mingisuguse Eesti pool üldse pöördutakse, aga see ongi see, et miks pöördutakse, et siit on võimalik saada kiireid lahendusi. Ja meil ei ole võib-olla ka selliseid piirangu nii palju ees. Ehk et meil on ka mingi missioon, mida on saadetud kuskile kaugemale. Nii, keegi tahab väga meile siin helistama hakata. Kiiret tulnud, kiiret läinud. Absoluutselt, aga tuleb kiiret tagasi, aga siin ei ole midagi. Aga üks teema, mida ma võib-olla tahaks natuke nagu läbi arutada, et enne kui päris otsi kokku tõmbama hakkab, et niisugune läbikäimine välismaa sõduritega, et kui palju te nagu suhtlesite erinevate riikide sõjaväelastega, mida nemad juurde andsid või mida teie neile juurde andsid või mingid, ma ei tea, kas loodi ka mingid sõprussuhted isegi äkki võib-olla, kellega siiamaani veel suheldakse. Ma ei tea, hakkame võib-olla sinust peale. Ja mina alustaks siis sealt otsast, et üks asi, mis alati mul oli hinges ja meeles ja põhimõtteliselt nagu endaga kokkulepitud käitumisviis oli see, et kui ma kaitseväelasena suhtlesin välisriikide sõduritega, siis ma alati mõtlesin sellele, et ma esindan oma riiki, ma esindan oma kaitseväge ja alati jätsin
võimalikult professionaalse mulje, et mitte siis ära rikkuda mis iganes mainet, kas Kaitseväe või riigi või mis iganes või eestlaste üldse on. Ja absoluutselt, kuna minu teenistus lõppes erioperatsioonide väejuhatuses, erioperatsioonide grupis, siis igapäevaselt tegime koostööd välissõduritega ja mõndade nende inimestega on meil senimaani kontakte olemas ja need, kellega ma täna juba tihedalt suhtles, me tean, et mis tahes eluhetkel, kui me kokku puutume või mis tahes põhjusel mul on vaja kellegagi kontakti võtta kuskil, siis me jätkame täpselt sealt, kus see kõik pooleli jäi. Ja samamoodi, kui ma toon Afganistanist näite brittidega, Briti mariinidega, siis aeg-ajalt me ikka suhtleme veel tänini, kuigi sellest on möödas juba 13-14 aastat. Ja absoluutselt on oluline nendega sellised suhted ehitada. Ma saan nagu aru, et sa ühelt poolt nagu vaatad ennast kui Eesti visiitkaarti. Absoluutselt. Teisest küljest kas ma teen nagu õige järeldus, et sa nagu oskad, ma ei tea, kuidas see eesti keeles seda human interoperability ehk et sa suudad ja oskad ka siis võib-olla teise kultuuri, keeletaustaga inimestega võib-olla paremini suhelda ja see kontaktvõrgustik ehk et kui jällegi reaalne olukord oleks, siis võib-olla need samad vennad, kelle seal koos olid Afganistanis, tulevad võib-olla jälle siia. Ja teenistuse mind ka Ukrainasse mõneks ajaks viinud siis sealsete sõduritega koostööd tegema. Ja täpselt samamoodi. Kõik keskkond on väga erinevad olnud, kõik kultuuri on väga erinevad olnud. Ja ma arvan, et kuna me oleme nagu vähemuses ikkagi päeva lõpuks, siis on oluline oskus adapteeruda nende inimestega, kellega sa suhtled. Et ei ole ju loogiline, et ma hakkan suruma peale mingit eestlasega eluviisi, suhtleme niimoodi. Absoluutselt täiesti nagu välistatud. Kuidas, Jaanus, sul? Et palju NSC pidi tegema koostööd mingite teise riiki sõduritega, palju sul mingid kontakte tekkis või palju sa ise nagu õppisid neid tundma ja lugema? See kontaktide virvarr on tegelikult väga suur, selleks, et minu sõjaline koolitus ei ole olnud ainult Eesti baasil. Taani, Rootsi, Soome ja kaasa arvatud ka vene keeleks, et siis tegelikult nagu kõige rohkem, mis ta mulle on andnud nagu see, et ma julgen rääkida teiste inimestega. Ja mis on nagu üks väga kindel asi nagu selles, et ma püüan alati olla nii võimalikult aus, kui vähegi on võimalik nendes kõnedes olla. See tekitab niisuguse usaldusliku omavahelise kontakti ja tavaliselt nagu see aitab edasi. Kas ma nüüd nende inimestega palju nagu suhtlen omavahel? Mitte väga palju, aga seal samas, kui sa jälle lähed kuhugi õppusele või kuhugi sinna saad nendega kokku, siis tekib see soe tunne, mõnus tunne. See, vana ilm, saad jälle kokku, lähed jälle edasi, jälle tegutsete. Minul on nagu tänapäeval väga raske nagu neid kontakte ütelda, eks. Ma olen juba peaaegu pensionieas, nii-öelda Eesti Vabariigi pensionieas, eks, mis tähendab seda, et väga paljud minu kontaktid on ju reaalsest tegevusest kadunud. Nad ei ole enam kaitseväelased kuskelgi riikides ega seal. Aga väga põnev on nagu see, et kui sa lävid siiamaani ühe Saksa koloneliga, siis nagu mõtled, et Veebel ja kolonel, mis neil ühist on. Aga siiamaani. Sama on Taaniga, eks, et võta, kus sa tahad. Ma olen töötanud ju kaitsejõudude peastaabis, eks. Et samamoodi, kõik see virvarr, kes meil seal külalistena läbi käis, see ju kõigiga suhtleb. Ja see julgus, oskus ja see avatus, võt need asjad, mis sinna tuleb. Ma tahaks siin kohe lasen selle lisada, aga kas siukest sama asi ka nagu Robert siin välja tõi, et isegi kui mingi mitu aastat on vahel jäänud inimese suhtlus, siis kui uuesti kokku saad, siis nagu läheb täpselt samas kohast edasi, kus see nagu... Täpselt nii, et nagu polekski vahepealset aega olnud. See on täpselt nagu see sama tunne. Kõik hakkab siin samas sees puksuma, täpselt samamoodi. Kõik tuleb selle nagu emotsioon või ma ei oska ütelda, kas see on emotsioon. Ma arvan, et see on emotsioon, mis lööb nagu lõkkele kohe. Tahtsin lisada seda, et kui me suhetest või sellistest kogemuse põhjal või tausta põhjal siis suhtlemist räägime, siis mida ma olen nii Eesti ühiskonnas kui üleüldse maailmas kogenud, et mis tahes elualal kellegagi koostööd tehes, kui tuleb välja, et mõlemad on olnud endised kaitseväelased, siis klikis puutub kõik. Absoluutselt. Kohe on hoopis teine nagu suhtlus, kohe suhtutakse üksteist teistmoodi mingisuguse austusega ja see koostöö nagu laabub oluliselt kiiremini kui mingisuguse... Millega pärast nagu sa märkad neid inimesi ka, et kuskil astud sisse vaidle, mis aastat see on, tavaliselt kuskil paari vahel, kui lähed reisima või niimoodi, lähed sisse, vaatad, juba pilgud käivad, et on arusaadav, et sama taustaga inimesed. Ja vastupidi on ka täpselt sama. See on kõik
kõige niisugune üllatav moment oli see, kui ma lendasin tegelikult Mehhikosse üle Kanada ja Kanada piiripunkti ületamisel, ennem kui ma dokumendid sinna andsin, öeldi, et sa oled endine sõjaväelane. Vaatad niisuguse näoga otsa, millest see nüüd väljundub. Rohkem mitte midagi ei ütelda, ma saan aru, sa oled endine sõjaväelane, kõik on korras, panin paberid kokku, andis mulle tagasi. Mul on üks hea lugu, käisin siin paar kuud tagasi Ringspaas, Õismäe tehti uuem osa, saunasessioonid. Ehk et iga mingisugune tunnikese tagant on mingisugune sessioon, kus midagi tehakse. Lõhnasaun, mis iganes. Ja viimane saun, siis Leili-saun. Noor kutt tuleb sinna, pakk kõik asjad valmis, siis hakkab rääkima. Nii, nüüd teeme niimoodi, et kui mina on 1, 2, 3, siis kõik mehed võivad koos Sparta ja siis tema viskab Leili selle peale. Teeme kõik ära. Kõik on jumala higised, siis nüüd teeme uuesti, nüüd on 1, 2, 3, siis võivad kõik naised Sparta. Ja siis lõpuks me niimoodi istusime seal niimoodi, mehed, naised läbi, isegi erinevaid asju hüüdsime. Roomasin sealt saunast välja, kutsun selle kuti enda juurde ja küsin, kas sa oled mingi drillseersant või? Ta ütles, et ei, ma olen tavaline seersant, pahipatarelis. Aga selles mõttes oli nii ehedalt ära näha, ehk et ta võttis selle suvalises keskkonnas, aga selle juhtimise selle osa, et ma panen inimesed tegema seda, mida mina tahan. Et see tuli nii hästi nagu välja. Aga see on see, kus sa tunnetad ära, et sa saad aru, et seal on mingi seos või see, et sul on midagi nagu ta rääkida. Ja ta hakkas kohe rääkima, mis ta seal vahipatalis teinud oli. Noh, see oli huvitav rääkida, aga kontakt oli loodud kohe, et saada käitumismustrist aru. Ma ütleks nendest suhetest veel, kuna siin päris palju sai puudutud seda teemat ja tahaks nagu suurt lugupidamist avaldada kõigile meestele, kes Afganistanis on seda suhet nii ehitanud igal sammul ja seda kõikidega põhimõtteliselt. Ja ma arvan, et seal oli päris hea näide sellest, et kuidas üks inimene võib mõjutada päris palju asju. Kui seal Vahidi-Paadi ümbruses opereeriti pikemat aega, siis selle ehitati ju päris palju. Seal taastati torgu tagasi, puhastati nendest lõhkeainetest, ehitati truupe, teid parandati. Kogu aeg kohaliketega suheldi, samamoodi see vaati ole, mida me neist ei arvaks, on ju ANA politsei ja siis Afganistani politsei ja sõjaväelased on ka nendega suhted hoidi nagu sellisel tasemel, et saaks koostööd nagu teha ja oli päris hea koostöö. Ja kui nüüd, seda te ise mainisite ka, et nagu teiste riikide esindajad, vahet ei ole, kes sinna nagu tulnud ei ole. Et vahet ei ole, kui meeldis, ei meeldinud olukord, kui halb või hea meil oli, nagu ainuke eesmärk alati oli see, et me peame endast nagu jätma võimalik hea mulje. Ja õnneks seda enamus asja ikkagi tehtud niimoodi, et oma sõduritest ka üle aastati, et leiti nii head lahendus, kui võimalik on, et sõdurid saaksid hakkama ja ka maine oleks nagu täpselt seal, kus ta nagu peaks olema. Ma arvan, see on see, mis täna aitabki, kui ma nüüd poliitikat puudutan, opereerida sellel poliitmastikul kõige sellega, mis meil tänapäeval nagu on. Seega kõigile, kes on käinud, teinud, suur lugupidamine. Kuidas sul nende erinevate riikide kokkupuutepunktidega ja kontaktvõrgustiku tekkimisega? Väga huvitav. See, ütleme, soomlaste ja iirlaste, kui ma olin ühesõnaga Liibanonis, sealt on mul nagu rohkem kontakte alles. Sakslastega oli see teema, et me väga vähe nagu suhtlesime, kuna oli keeruline see suhtlus. Nad väga hästi saksa keelt ei rääkinud ja nemad ei rääkinud väga hästi inglise keelt, et siis see keelebarjääri tõttu. Aga mis on alles jäänud, on iirlastega millegi pärast nagu kõige paremini läbi saanud. Et nendega on lihtne mul suhelda, on inglise keeles ja mul sõbralistis on siiamaani mõned inimesed ja põhimõtteliselt sisuliselt oleks mul lihtsalt kirjutanud neile, lähen külla nagu Iirimaale, kui ma tahaksin minna, et siiamaani. Et me tegime ühispatrulle päris palju koos, et nii soomlastega koos kui iirlastega koos ja selles mõttes kontaktid on nagu selline. Et mulle väga meeldis nendega rääkida, suhelda. Mina oleks oma näitliku see, et mul ei ole võib-olla nende inimestega kontakti säilinud, kellega ma konkreetselt koos olin, aga see, et oled nendega koos olnud, loob hoopis uusi kontakte. Ja mul on alati sellest nädalast üks huvitav näide, mis ei ole küll otseselt missiooniga seotud, kuigi mul on alati see sama soomlaste teema, mul kuidagi hinge lähedal ise Soomes õppinud. Ja aitasin ühel koolil ühte külaskäiku korraldada Eestisse, need oli sõpruskool Soomest kohale oma õpetajatega. Ja ma siis püüdsin oma selle roosti minema soome keelega natuke midagi rääkida, et midagi oskan ikka. Ja rääkisime tausta ära, siis tuli kogu õpetaja kontakt on kohe olemas. Et see on selles mõttes huvitav loogika. Et mis mulle soomlaste puhul alati, nüüd hakatakse lõpuks Eestis ka tegema vist, aga
et kui ma olin Malis soomlastega koos, siis pooled soomlased ja reservväelased. Ma alguses ei saanud aru, mis loogika on, aga ongi parameedikud, turvamehed, kõik siuksed on ja nende ongi, käivad vahepeal 2-3 aastat teevad tööd, käivad korrale missioonil on ja minu arust see näitabki nagu selle ühiskonna küpsust on ja ma siiralt loodan, et ka Eestis võib-olla jõuame nii kaugele, et täna on juba Kaitseliit käinud missioonidel, aga me võiksime täiesti tavalise reservväelase, kes võib-olla ka Kaitseliitu ei kuulu, aga paneme omale oleks aastaks vormi selga, teeb oma kliti ära ja ma arvan, ühiskonnana me sellest võidame, et meil tekib inimesi juurde, kes on käinud ja saanud kogemusi ja mida loodetavasti küll ei ole vaja, aga kui on vaja rakendada, siis me oskame ka kindlasti rakendama hakata. Noh, need missioonid mina ütleks nagu erinevad on ju, et kuna meil on mõned operatsioonidega nõuavad väga siukest head ettevalmistust ja pühendumust nagu sellesse, mida nagu teha. Ja nii nagu me siin ise räägime, tahame ka head muljet jätta sellest, mis me teeme ja täna, kui poisid seal Iraagis tööd teevad ja VIP-i kaitsjad on ju, siis nad on nii tubli tööd teinud, et nüüd tahetakse ka ainult neid põhimõtteliselt nagu on ju võtta selleks, et nad turvaks neile vippe nagu, et nii heale tasemele nüüd, et aga ma tõesti nõustun, et neid kohti, kus veel nagu saaks nagu rakendada ja mis veel saaks teha, on tõesti nagu olemas ja siin on head näided ju olnud, on ju, kus käidi Poolas toetuspiiri ääres on ju ja kus on Kaitseliidus üksus käis ka minu arust Iraagis on ju, et ka head mulje nagu jätnud. Küll seal oli päris palju inimesi, kes on varem endise nii-öelda kaitsetaustaga võib-olla skaudi taustaga et ja see ongi see, mis nagu annab, aga ma ütleks ka, et kui täna keegi ütleks, et Aleksander, tule reservist ja mine käib meiega nagu ära, no ma arvan, et ma mõtleks selle peale väga nagu, et miks mitte minna, vaid ei ole kuhu. Et enda lihtsalt oskus natuke see taseme rohkem hoida. Ma tooksin veel ühe niisuguse punkti välja, et tegelikult kui ma olin seal meie põhibaasis Afganistanis, siis seal haiglas, välihospitalis töötas ka üks Eesti arst. Ja tema täpselt samamoodi tsiviilist läks sinna ja meil oli tsiviilialane koostöö, et meie arstid said sinna minna. Ja tema kogemus selles suhtes oli see, et teate, kui raske on minna sinna ja tõestada, et sa oled arst. Siis nad absoluutselt ei usu sust mitte ühte sammu. Üks asi tõestada, et sa oled arst ja teine asi, jälle see, meil ei ole niisuguseid katastroofe, kus arstid saavad seda katastroofi meditsiini õppida ja teha. Meil on ainult need meeskonnad, kes käivad kuskil ja seal on need nii-öelda need väliarstid, aga need hospitaliarstid, need peaksid õppima ka seda. Ma arvan, et sa räägid Tiit Merenist praegu, kes ongi oma seda peegeldanud seda kogemust, kus sa põhimõtteliselt 24/7 püsti jala ja lihtsalt see inimene kogu aeg vahetub. Aga selline kogemus, jällegi see ongi nagu reaalne elu. Et palju on neid kirurge, kes saavad kokku lappida inimest, kellel on hulgitrauma. Aga nüüd Eestis pole midagi kokku lappida. Ja nüüd, kui me siin Eestis, kui ta siukse kogemusega tuleb Afganistanist ja satub siin opereerima inimest, kes on liiklusõnnetuses väga kõvasti vigastada saanud, siis tal on see kogemus ja praktika. Et see on see, kuida me saame siis tuua oma tänase päeva peale ellu tagasi. Kas meil lõpusõnadeks veel midagi, keegi tahaks öelda midagi, mis on hinge peal jäänud just nagu veterani staatusest vaatavalt või julgustada tulevasi veterane moel või teisel? Ma ütleks lihtsalt seda, et kuigi me oleme selle veterani päeva väga hästi integreerinud ühiskonda juba, ma arvan, aga ma julgustan meelgi rohkem inimesi toetama veterane, mis tahes moodi nad seda teha saavad. Ja kandke seda sinilille ilusti, et see näitab, et te hoolite. Kuidas sul on midagi veel öelda? Et missiooni kindlasti mitte karta, pigem on võtta sealt just maksimumi, et see on väga hea koht, kus õppida seda ja selle meeskonnaga, millega sa sinna lähed, et võtta seda sellisena, et see ei ole lihtsalt nagu missioon nagu sulle, et ma lähen ennast sinna mingi tõestama midagi, et see on ülihea õppekoht nagu okei. Nüüd ma proovin, kuidas ma selle meeskonnaga nagu hakkama saan nagu seal sees või kas oled ise seal sees või siis sa juhid seda, et võtta nagu seda selliselt, et kasvada selle meeskonnaga kokku selle missiooni ajal. See on päris hea. Kuidas sul? No mina tervitaks kindlasti kõiki veterane, kellega ma teinud olen ja tulevastele veteranidele ka tervitused, aga ja ma olen kommenteerinud ka seda, et kunagi 2013 ka küsida, et kuidas sa peaks nagu, kuidas veterani peaks tunnustama ja nii edasi, just sinna olen postitanud ka hiljuti, et mina ütlesin, et mina ei vaja mingit erilist tähelepanu, et siis mul ei ole vaja, et keegi mul suure lille tooks ja kinkiks, et mul seda ei ole vaja.
aga vähemalt ärme läheme sinna teise äärmusesse nagu, kus hakkame alla tegema neid veterane, kes on nagu täitnud oma kohustust kohusetundlikult. Selleks, milleks nad sinna nagu läksid kaitseväkke. Et igaüks meist teeb seda sellepärast, et me hoolime oma nagu ühiskonnast, oma riigist. Vot, et nii palju. Jaanus. Ma ütleks seda, et ma julgustan kõigil minema missioonile. Kuid samas ma tahan ütelda, et iga missioonisõdur on Eesti nägu. Mõtelge, mida te teete, kuidas te käitute, kuidas te suhtlete. Kõik see jätab Eestist kas hea või halva mulje. Ja kui te jätate ainult hea mulje, siis meil on, nagu te näete täna, prantslased, hollandlased, taanlased, ameeriklased, britid, kõik on siin valmis meid kaitsma. Aga kui me teistmoodi käituksime, kas ei oleks kedagi? Absoluutselt, ja. Ja isegi selle veterani mõttes, et mul on hea meel, et veterane on meil ühiskonnas nii palju, neid tunnustatakse. Ma samamoodi ei tunne personaalset vajadust, et mind peab tunnustama, aga ma arvan, et see ongi ühiskonna reaktsioon veterani kui umbisikulisele inimesele, kes on andnud oma võib-olla natuke rohkem kui teised inimesed. Ja võib-olla ma isegi kutsuks üles mõtlema, et kas me peaksime veterane mõtlema just, et me oleme kõik need rohelised. Tegelikult on meil ka heas mõttes sinise vormi kandjad, keda võiks defineerida veteranidena, kes on samamoodi selle nii-öelda ühiskonna kaitse tõttu saanud kas vigastada, on ka hukkunuid, samamoodi ka päästjate mõttes edasi, et demineerijad, ehk et ega see piir on nagu suhteliselt hägune, ehk et see ka nemad võib-olla vääriksid samasugust tähelepanu võib-olla kui ka meie. Ja ma võib-olla siis lõpetuseks kutsuksin kõiki meie kuulajaid ja jälgijad üles, et 23. aprillil Pärnus siis veterani rokki näeme, et näeme kõik, kes me koos siin oleme ja siis hoiame Eesti lipu kõrgel ja oleme ilusad visiitkaardid või usaldusväärsed visiitkaard oma riigile edasi. Kahjuks ei jõua, pole õppusel. Elu teeb omad korrektiivid, aga mõtetes oled sa meiega. Ja, kogu aeg, raudselt. Aitäh meid jälgimast ja vaatamast. Aitäh. Aitäh.